ma sain endale prillid. No, kuidas sobivad? Mulle meeldivad. Siuksed mõnusad. Tugevad on selles suhtes, et nagu, mitte nagu mõni prillipaar on. Sest juurde, need on tugevad, tunnen ikka, et nad on ikka peas ja kindlalt. Katki ei lähe. Eile leppisime õega kokku, et kuna ta tahab trenni mõttes ujuma minna, mul on täna vaba päev, siis et täna käisime nagu auras. Käisime ujusime, tegime trenni, mina muidugi vana buss ei jõudnud. Ma reaalselt ei jõudnud. Õde lasi ikka seal nii, aga mina väsisin enne lõppu kogu aeg ära, nagu tegime need otsi, ujusime edest tagasi. Ja enne lõppu väsisin kogu aeg ära, ma ei tea, mul käelihast on nii nõrgad. Kuigi peaks tugevad olema, sest ma tõstan seal neid suuri piimakaste ikka töö juures. Mu vanaema kinkis mulle need prillid sünnipäevaks. Mu vanaema ja mu vanaema. Nii et aitäh teile. Ma nüüd eelmine kord, kui ma vanaemaga kokku sain, siis ma näitasin talle, et ma teen siukseid videosid. Ma ei tea, kas ta nüüd nagu täpselt aru sai sellest, et ma just nagu YouTube'i neid panen, aga igastahes ma panin tema konto pealt subscribe endale. Ja siis, kui ma nüüd eelmise video üles panin, siis ta pidi küll nägema seda. Ma täna helistangi talle, küsin üle, et kas ta nägi nüüd. Et jah, kui Verla sa näed seda videot, siis aitäh prillide eest. Mulle väga meeldivad. Tuli praegu koju ja pissjäda oli suur, käisin vetsus. Ja kui te nüüd edasi näha ei taha, ma näitan teile kassikakajunne. Kui te nüüd väga ei istu ja te nüüd näha ei taha, siis palun praegu ärge vaadake. See on teie hoiatus. Tulin koju siis selle juurde. Et nagu see on kassiliivakast ja seal on junnid. Ja seal, kus junnid on, peaks see roosa värk olema. Ma ei saa aru, mida see soovi siin korraldab. Viskab selle liivakasti, kuidas üldse ma ei saa aru sellest. Ja siis nagu laseb junnid sinna või. Kuidas nagu ma ei saa, kuidas ta pidi nagu seal olema, et ta sinna väiksesse vahesse junne saaks lasta. Ma ei saa vahest temast aru. Nagu ma lähen nüüd junne koristama siis. Tšau, mu musika tuli koju. Onju? Juu. Nüüd me lähme käime Prismas, ostame süüa koju. Et siis musi saaks mul homme hommikul ikka korraliku kõhutäie söönuks. Süüa maja. Jaa, kõitu peab täis sööma. Näed, Karolin teeb seal tööd ilusti. Kes ütles? Toni valib donutsit siin. Kuidas? Eraldi panema. Jaa, sa pead eraldi kaaluma nad. Toni, kas oled esimest korda Prismas või? Väga poes ei käi. Väga poes ei käi, jah? Toni, mis sa lähed võtma? Jah, kohvikoort. Kohvikoort või? Muidu pole midagi kohvi peale vaja. Jaa. Ära ta edasi mine. Kui sa lähed, siin on piibad, Toni. Kohvikoort ju? Jaa, kas siin on kohvikoored? Jaa. Aga ma mõtlesin, et seal on väikseid neid või jaksa. Ei. Mis meil seda? Jah. Kas sulle need kohvimapastad meeldivad, sul banaanioma meeldis? Ei taha enam praegu. Sain oma kisselli. Aga kohukest? Paar tükki? Ei taha. Mina küll tahan. Ma võtan endale kohukesi siis. Kui Toni taha, ma võtan ise. Ma ei tea, mis kohukest võtta. Koorene, põldmarja, muraka, sidruni
mis ta on, 200. ega sina ei saa, sa ei tahtnud. Mul on paremaid asju. Mina saan ka noid asju. Kui keegi tahab teada, kus ma töötan praegu, siis ma töötan siin. See vahe on minu oma ja see vahe on minu oma. Ehk siis piimavahest töötan praegu, nii et külmetan siin 24/7. Vaadake nüüd, mis ta teeb, kui ma panen netist selle Migroka hääle. Kui Migroka saab valmis, see piip-piip on ju. Ja sulle üldse ei meeldi see. Vaadake, mis ta nüüd tegema hakkab. Ta kui hammustama mind. Ma ei kiusa sind enam. Et jah, ma ei tea, miks selle see hääl üldse ei meeldi. Ta läheb kohe närvi, hakkab mind närima, hammustama ja karjuma. Miu, miu, miu. Ma ei tea, mis ta selle hääle vastu on. Tšau! Pole jälle ammu vloginud. Teate, ma ei tea, mis mul viga on. Ma lihtsalt ei suuda seda kaamera kätte võtta ja vlogida. Esiteks tegelikult on ikkagi see probleem, et mul ei ole midagi, mida vlogida. Sest ma istun päevad läbi kodus või siis käin tööl ja nüüd pool nädalavahetust on niimoodi olnud, et kui Toni on koju tulnud, siis olen mina tööl olnud, nii et me pole midagi erilist tehagi saanud. Õhtuti oleme filmi vaatanud ja nii. Aga nüüd on mul 2 vaba päeva, nii et ma üritan teile miskit teha. Tegelikult mul nagu videosid tehtud on. Ma tegin ühe Tünga Tonile ja siis ühe tavalise siukse video. Mitte vlogi, vaid nagu video ma pärast näete, ma ei hakka praegu midagi ütlema. Aga lihtsalt see, et ma pean neid pärast töötlema, editima, siis see võtab nii palju aega, mul tõesti ei ole seda. Tegelikult nagu on aega, kui ma töölt tulen, aga lihtsalt see, et ma olen nii väsinud, et ma tahaks nagu süüa, puhata, vaadata oma videosid, nagu mitte enda videosid, vaid nagu neid videosid, mida mina vaatan, nagu teisi inimesi, keda ma jälgin. Ja siis peab veel aega jääma kunagi, et koristada ja seda ka ma ei viitsi eriti teha. Tööd ei oleks, siis ma vlogiks päevad läbi, arvatavasti. Aga tööl on nii vassi, kui ma olen praegu selle piimaosakonnas ka veel. Nirkma järgi mängib mu jalanõudega. Küll paalud on maitsvad vist. Joey! Jah, ma olen seal piimaosakonnas ka veel, kus ma pean tõstma neid ilgelt raskeid kaste, piimakaste nagu. Aga muskel kasvab. Need kastid on ikka päris rasked, kujutage ette ise mingi 25+ kilo kindlasti on, aga neid tõsta kogu aeg, lihtsalt kogu aeg tõsta nagu ühest kohast teise. See on ikka õudne. Vahepeal on siuke tunne, et mul soolikad seest on ikka kõik nii sassis, et ja siis on veel külm ja õnneks mul nüüd on, kui mul 2 päeva ära saab, siis mul on 4 päeva veel seal piimaosakonnas olla, siis ma saan tagasi enda osakonda, mis on siis esmatarbeosakond. Ehk siis need šampoonid ja keemia ja pesupulbrid nagu sellised asjad ja seal töötan mina, seal on eriti ja seal ei ole nii raskeid asju vaja tõsta. Keemia ja pesupulbri kastid on veits rasked, aga need pole ealeski nii rasked, kui need piimakastid on. Aga jah, sellega ma tahan seda öelda, et ma olen väsinud siis, kui ma koju tulen ja ma reaalselt, ma tõesti ei viitsi seda videot esitada. See võtab nii kaua aega, see võtab 2 tundi vähemalt, kui mitte rohkem oleneb, kui palju mul lapsusid on olnud. Ja kui pikk mul video on. Vahepeal mõtlesin, et peaks hakkama tegema neid
one take Sundayd nagu teistel on, et one take Sunday. Ehk siis nagu, ei oskagi seletada, kuidas see on, et nagu ühes tükis nagu teen video ja siis panengi niimoodi üles jälle, mitte et ei lõika vahepeal neid apsusid asju välja näiteks. Mõtlesin praegu, et hakkan siin Toni õpet tõmblema. Toni vist musklid kasvasid ja väike auk tuli sisse siia. Aga me oleme tükk aega tahtnud seda parandada ja nüüd on juba külmad ilmad käes ning ta tahab ikka oma sooja jopet kanda. Aga nüüd ma peaks selle kinni õmblema, aga ma ei ole õmbleja, ma ei oska. Aga ma siiski proovin, et siis kui ta nüüd nädalavahetusel tuleb, siis ta on vähemalt õnnelik, et tal on hea sossu jope, mida selga panna. Ma siis hakkan siin õmblema. Noh, nagu uus ju. Peaaegu. See koht natuke... Sellega läks veits halvasti, sest et ma ei saanud kuidagi sissevoole õmmelda nagu. Mul ei ole masinat kodus ja ma õmblesin käsitsi. Siis see otse jäänud. Aga õnneks on nagu kaenlaugus, seda ei ole näha. Nii et jah, nüüd kui Toni tuleb, siis saab minus jope selga panna. Aga jah, selleks korraks on siis kõik. Loodan teile meeldis. Kui teile meeldis, võite like panna ja subscribe. Kindlasti võite ka panna. Sest et mul on juba, issand, üle 400 subscriberi. Ma polegi täna vaatanud. Eelmine kord oli üle 440. Varsti on, no 500 on väga lähedal, nii et 500 ära tuleb, siis peab küll miskit lahedat tegema, mingi laheda video. Aga jah, kui teile meeldis, võite subscribe ka panna see punane nupuke ja näeme järgmises videos. Tšau!